tere! Vaatame siis, koguneme ja vaatame, kui siin on, siis ma hakkan ka seletama. Võib-olla, mis sa arvad, Merike, kas teeme loosimängus niimoodi, et inimesed küsivad küsimusi ja lõpus siis peale minu küsimusi me valime sealt, vaatame lisaks ja siis sa pärast valid enda lemmikküsimuse ja sealt siis kaardipakk, eks ju. Sobib väga hästi. Ja, aga ma mõtlesin, et kas peaks oma e-maili andma, et võitja võtab ise ühendust, sest võib-olla ta ei taha siin avalikult oma e-maili anda. Äkki keegi hakkab spämmima, on ju? See on väga hea mõte. Ja. Sest ma ei ole teinud nagu Rutt nii põhjalikku eeltööd. Ma teeme nii nagu lotovõitjatega, tulevad sinna Eesti Lotosse või minu e-mailile ja ma saadan kingitused, eks? Teeme niimoodi ja selles suhtes, et issand, Maris, ma pean ütlema, näed, mis ma lahti kakkusin oma pakist ja aitäh sulle kingituse eest. Ma pean selle ära mainima kohe siia. Kes hiljem vaatab, see vaatab hiljem. Et ma isegi just praegu tegin selle karbi lahti ja siis mõtlesin, et issand, kui huvitav, mingisugune väike pakikene siin on. Nüüd küll ei olnud sinu plaani järgi, aga ma tahtsin ütelda sulle suured tänud. Ma vaatan siia sisse, mis siin on. Raha ja külluse afirmatsioonid minu sellest kalendrist, vaata. Nii nunnu. Vaatame. Olen usaldus. Ma ei tea, kas paistab. Ja roosa värv on ka usalduse värv. Väga hea selline materjal, mille peale on trükitud. Selline kõvem. No see sama koht, kus sinu kaardidki. Okei. Ja. Et varsti peaks tulema. Kas sa muidu ka oled jaganud oma lehel, et tuleb pool? Eks nad näevad seal ka vist. Kas automaatselt läheb sinu lehele, seda ma isegi ei tea. See live? Ma väga loodan. Numbrite keelega, jah. Numbrite keel, ja ikka. Selles suhtes ma ei jõudnud võtta läpakat siia kõrvale, seepärast, et näitas, et kohe peab telefoni sisse tulema. No see on järelvaadatud ka. Ma panin tegelikult juba kontaktid siia alla ka, aga kui see läks ära, see vahepeal ma õpin seda süsteemi, see on natuke teistmoodi süsteem, siis ma panen pärast niikuinii uuesti, et kõik need kontaktid on ka olemas siin. Et see on järelvaadatav, sa saad pärast linkiga reklaamiks siis jagada oma inimestega ka. Ma ei tea täpsemalt, kuidas see toimib, ma õpin ka seda kõike. Aga jaa. Ma segangi praegu oma kaardipakki. Mis oli sinu esimene kaart, kui sa täitsa avasid esimest korda? Mis oli su? Issand, tead, ausalt, ma pean nüüd ütlema, et ma ei vaadanudki, mis oli esimene kaart. Ja seepärast, et ma olen seda nüüd näppinud siin ja näed, minu lemmikkaart praegu, hea õnn, 777. Mul on edukuse koodis 37. Täpselt minu kaart. Jaa, väga vahva. Rahulolu, heaolu, küllus. Jumalik sekkumine. Issand, kui palju mul on täna selle teemast olnud, et me olemegi ise loojad. Tead, et see kaart, täpselt seesama kaart, mis seal on, 57 kaarti. Täpselt seesama kaart on sinu kaardipakist mul tulnud kolmer korral välja ja praegu oli 3. kord. Et sa minuga suhted ja võtsid välja vaata. See on nagu mingi märk nagu. Absoluutselt. Ja selline imearmsad, et selles suhtes ma olen sulle, mul nüüd see peegeldab. Mul on näed ringikujuline, mis asi mul on, näed siin, kes siis hiljem vaatab, on selline kaart. No ja siis järgmiseks mul kohe tuli väga vahva kaart. 888. Ma ei tea, kui hästi siit näeb. Kaardid on hästi head, sellised libisevad mõnusalt sõrmede vahel. See on tõesti ilusa raamiga. Ja mulle meeldib muidugi see ka väga. Siis kui kujundasime seda ja mõtlesime, kuidas seda teha, siis on tegelikult trükist välja tulles on ta veel ilusam. Veel ilusam, kui meil oli seal pildi peal. Nii et aitäh sulle, kallis Maris.
Nii, tere! Täna on, muide ma tagantjärgi vaatasin, täna on ka Nublu selline omanimeline üritus tema kodulinnas, nii et võib-olla rahvas enamasti on seal ja vaatavad järgi hoopis. Igatahes on see okei ja teretulnud. Sellepärast need laivid ongi, eks ju. Lihtsalt sattus kaks sellist asja kokku, ma vaatasin tagantjärgi. Aga mina olen siis Maris Toom-Fletcher ja minu siin laivi külaline seekord on numbrite keele Merike. Tere ja ma panen lingi siia, tegelikult Merike kutsus ka mind oma lehele, numbrite keele lehele. Panen lingi siia meie eelmisest vestlusest sinu lehel nagu, siis saavad uurida, kes veel ei tea sinu lehte, saavad veel edasi uurida ja saavad ka tutvuda sinu selle teemaga. Ja kuidas ma ütlengi, on see, et tegelikult me kõik teame sinu lugusid, sa oled väga agar oma lugude vestleja seal looduses, eks ju. Aga räägi rahvale ka, muide Merikese kontakt on siin all kaasas, järelvaadatavalt saate ka uurida täpsemalt tema kontakte, tema YouTube'i lehte, numbrite keel ja nii edasi. Ja täna aktiivsete kaasarääkijate hulgast loosime välja ka tema vast ilmunud Ingli numbrite kaardipaki, mis tal just ilmus ja see on meie koostööprojekt. Tema kujundas need, tema lõi selle sisu ja minu kirjastus siis aitas tal selle ellu viia füüsilisse või niisugune materiaalsesse vormi. Aga Merike Minov, räägi, kes või mis oli igapäevaselt, juba tõid väikse vihje, et sul on mingid numbrid, on siin-seal kordusnumbreid ja maagilisi numbreid, aga kuidas numbrid kõnelesid sinu hingega enne seda kooli isegi? Sa oled rääkinud, et sa käisid koolis numbrite erialal ja sa oled numeroloog ja siis sa lõid selle YouTube'i lehe, aga mis oli enne seda? Kuidas üldse esimesed sellised kogemused, maagilised numbrikogemused sinu elus, millised need olid? Kas sa mäletad mingeid niisuguseid igapäevaelu niisuguseid nüansse, kus oli? Nii lahe tead. Esiteks, Maris, aitäh, et sa kutsusid mind siia. Teiseks see, et esimest korda, kus mind niimoodi nagu küsitletakse, mis paneb helisema mu südame, sellepärast, kui minu käivad podcasti küllas. No siis seal, see ei ole äkki vist, ma ei mäleta, ühesõnaga sellest on ammu aega möödas, ütleme niimoodi. No üle pika aja siis, kui sa tahad, et ma ütlen, siis ma ütlen nii, et üle pika aja. Ja see on nii südant hellitav. Kas ja kuidas mina numbritega kokku olen saanud? Teate, kõigepealt mina ütlen see, et kui teil matemaatika oli 2 koolis, siis järelikult mina ütlen, et sa sobid väga hästi numeroloogiks. See rohkem polegi midagi. Mul oli täiega 2, õpetaja vaatas mulle otsa, ütles, mis ma sinuga teen? Ma ütlesin, ma ei tea midagi, mõtle välja, et mul on vaja lihtsalt kool ära lõpetada. Nii, sellest. Numbrid ei ole kõnetanud mind mitte kunagi enne seda. Kui ma õppisin kunagi sekretäriks Põltsamaa ametikoolis, siis oli meil raamatupidamine ja siis ma sain aru, et see on üks asi, mida ma kohe kindlasti tegema ei hakka, sest mulle numbrid üldse ei sobinud. Ma olen selline hästi loominguline, mul meeldib hästi asju ajada ja kõik sellist asja. Aga ma saan aru sinu pointist, miks sa tahtsid tegelikult teada, kuidas ma see numbrite maailma jõudsin üldse. Siis ma elan Soomes a la 20 aastat juba, ma olen ise siin tööandja olnud. Ja siis mul on olnud koristusfirma, ma olen ise koristajana alustanud siin ja nii edasi ja nii edasi. Aga ma olen natukene teistsugune inimene olnud kogu oma lapsepõlve. Ja siis tööandjana ma panin eriti tähele, ma olen hästi suure südamega inimene, ma usaldan. Ja siis ma olen tihtipeale ikkagi öelnud, et no mul on hea intuitsioon. Mul on intuitsioon alati võssa pannud, seepärast, et ma alati alustan suhtlust positiivselt ja siis, kui keegi või millegi pärast mingid asjad juhtuvad, siis ma mõtlen, et kurja, kuidas ma ikka nii mööda panin, et kuidas ma nii valesti nagu seda mõtlesin, siis vaata, koostöös on ka see, et sa annad vastutuse, tööandjana ka, mul oli kõige suuremal hetkel oli 26 töötajat
ja noh, kõige hullemad magamata ööd olid sel perioodil, kui ma olin siis sellise suure hulgaga. Ja ma olen kogu aeg keerutanud oma peas läbi, et siin peab olema mingisugune nõks, kuidas inimesi paremini teada saada. Aga ma olen Eestis ka mingi hetk olin ma lastekodus tööl juhatajana ja siis ma olin ka ise töötajana lastekodus ja nii edasi. Seal ma puutusin kokku hästi nagu psühholoogia ja kõigega üldse lähenemisega. No ja siis üks asi teiseni, pluss omad isiklikud suhteasjad ja sellised igasugused vingerpussid ja ühest ämbrist teise nagu astumine ja siis ma mõtlesin, et ma ei tea, Verike, mõtle midagi välja, siin peab mingi point olema, kuidas inimestest paremini aru saada kiiresti. No ja siis sattusingi mina sinna tarokaardide juurde esiteks. Siis neid mina õppisin mingi aeg väga hästi, hakkasid minu käes kõik käima ja siis kunagi siis üks Venemaa šamaaniga, kellelt ma sain siis teenused, ütles, et mina enne 50-ndaid ei tohi tarokaartidega aktiivselt tegeleda. All right. Panin butiigi kinni, mõtlesin, et aga ma ei jäta junni, sest ma tahaks ikkagi teada, kuidas ma siit edasi lähen. Siis oli astroloogia. Astroloogia oli minu jaoks veitsa liiga palju, sest minu blond pea ei võtnud kinni, miks neid asju seal planeete nii palju peab olema ja üks asi on seal, teine seal, jooksis kokku mu süsteem. No ja siis juhuseid ju ei ole olemas, siis YouTube hakkas mulle välja pakkuma siis numeroloogiat. Kuulasin kõrgikkis, mina olen 16 päev sündinud, mõtlen, kus ta teab nii hästi minust rääkida. Ja siis üks asi teiseni ja siis seal, see on koroona aeg vist oli, peale koroonat. Ma mõtlen, kurja, ma leian selle võimaluse, kuidas võtta siis online'i kaudu see kool endale sealt. Õigemini ma võtsin edukuse koodikursus oli. Ja siis saad aru, peale seda ma mõtlen, et vau, see ongi see, mida ma otsinud olen. No ja muidugi üks asi teiseni ja lõpuks siis ma läksin kooli ja noh, siin ma olen nüüd. Ja nüüd on see asi, kus ma olen siin 2 aastat keerutanud neid numbreid ja nüüd on see hetk, kus mul on intuitsioon väga hästi arenenud. Nüüd ma võtan väga tugevalt psühholoogiat, Carl Jungi, see on siia ja arvatavasti nüüd, kui mul tiksub 50 ära kohe paugus 16 märts, nii kohe on tarokaardid laual ka. Et ma ei tea, miks ma seda šamaani usun, sellepärast, et ta on ikkagi väga kõva vana šamaan. Siis mõtlesin, et ja ma soojendan oma tarokaarte siin kogu aeg, saad aru, ikka näpin neid vahepeal ja mõtlen, et ei ole hullu, tibukesed, natukene veel. Et noh, saad aru, vaat see on see asi ja muidugi, kas ma nüüd olen täiesti nagu nüüd teadlik kõikidest numbritest, siis ma arvan, et mul on veel väga-väga pikk tee edasi areneda. Ja see on hästi põnev. Ainuüksi sellest muidugi mulle piisab tõesti väga hästi, kui ma tean sünnipäeva, kuud ja aastat, siis hästi kähku mu mõistus ütleb mulle kähku siis selle plussid ja miinused ja siis kiiruga ma veel liidan kokku siis oma sünnipäeva, kuu ja aasta, siis ma tean, milline koostöö meil on, kas jaa või ei, või siis lihtsalt see, et ma veedan lõbusalt aega ja siis on tšau kakao ja ma ei pea olema enam selle inimesega tegemises. Et siis ma tean, et ma ei panusta endast 100%, ma lihtsalt olen. Ma ei tea, kas see oli hea vastus, aga niimoodi ma nüüd käitun tavaliselt. Ma ei küsi enam inimese kella. Et ma ei küsi, mis kell on, ma küsin tavaliselt, et oi, näed, mul on 16 märts sünnipäev, millal sul on? Keerutan nagu selle jutu niimoodi ja siis ma saan kähku teada ja siis nii ongi. Ja, just. Ei, see on täiesti, ma pean mainima, et ka mina küsin seda päris varakult ja ma tean teisigi ettevõtjaid, kes seda küsivad teatud küsimusi, et enne kui usalduskoostööd siis alustavad. Et see on tänapäeval, ma isegi leian, et see justkui nagu hakkab uueks normaalsuseks saama, aga väga huvitav lugu on sul, eellugu sinu sellele lehele, numbrite keele lehele ja koolile. Et ma arvasin, et sul on mingid sellised, et kordusnumbrid kuskil ja sa mõtlesid, oi, mis see on, sul oli täiesti selline ikkagi läbi elu kogemuse reaalse inimsuhete, et see, mis sind sütitas, väga põnev. Ei, see on väga praktiline tõepoolest tööriist selles mõttes. Ennetab nii mõndagi, eks ju? No ma ütlen niimoodi, et ma väsisin ära kõigest sellest, et kuidagi nagu seda, ma saan ju aru, kõik, kes meie elus on ju meie peegelpilt, me ise kutsume nad oma ellu. Sellest ma sain kõik väga aru. Aga ma tahtsin teada, miks mul ikkagi jooksevad mingisugused huvitavad tüübid nagu läbi minu elu. Noh, tüübid nii naised kui mehed on ju, ma lihtsalt kasutan seda tüüpi. Ja ma mõtlen, et
kurinahk, mul on mingisugune jama, mida ma siin teen teistmoodi, miks ma neid kleebin. No siis ma lihtsalt tahtsin kuidagi, mulle meeldib hästi liikuda ringi vaimsusmaailmas, aga kuna mul on ikkagi hästi palju seitsmeid siin edukuse koodis ka, siis minu jaoks on vaja saada, mingi materjal peab taga olema, mingi väike tõestus peab olema taga. Ja noh, numbrid tõestavadki mulle seda. Noh, näiteks kui ma olen 16, on ju 03, aga mu elude number on 8, aga kui keegi on näiteks 16.03 aasta on teine kui minul, on ju, ja tema elude number on näiteks 1, see on kohe väike nüanss on juures, siis ma kohe juba saan aru, et okei, muidu päris lahe tüüp, on ju, aga noh, saad aru, elude number ütleb siis nagu sellise, paneb punkti, on ju, kas seal on hüüumärk, küsimärk või punkt. Ma ei tea, kas läks keeruliseks või? Ei, väga kõnetab see. Noh, eks ma olen ise ka hakanud seda, noh, erinevaid nüansse nagu kasutama, on ju, et tundma huvi. Mitte, et ma sellepärast tekitan mingi eelarvamuse, vaid see aitab mul ka kui ma teen nagu koostööd, see aitab mul ka häälestada ennast sellele lainele, mis ma tean, et inimese tugevus näiteks on või midagi sellist ka mõnikord, eks. Et see on ka võib-olla, mida ma olen märganud. Minul on olnud niimoodi, et näiteks enne, kui ma sinu intervjuule tulin sinna, mul oli, tegin sellise uuringu, et mis on numeroloogia kaudu mu õnnenumber ja sealt tuli just nädal enne, kui ma sinu juurde tulin, sa tegid mulle edukuse koodi ja seal edukuse koodis oli, nädal enne ma sain selle teada, edukuse koodis oli see ka. Siis ma hakkasin märkama, mul on see telefoninumbris, mul on see seal, nii edasi. Et selline sünkroonsus siin. Mina näen selliseid... Mis number see oli? Kordusid. See oli 55, aga ma näen ka, et selle kaardipakiga meil on 777 mingi seos on siin ka. Mina näen selliseid kordusmängulisi. Jälle tuli, jah? See kummitab. Sa kujutad... Ja, saad aru, ma kogu aeg praegu segan niimoodi, segan ja siis, kui sa ütlesid nüüd 777, siis kuhu see peatus oligi 777, ma ei tea, kui hästi te näete. See on juba 4. kord, et kui ma esimesena avasin selle paki, tuli see kaart esimesena ja kui ma tegin esmaesitlust, tuli juhuslikult ka see kaart. Ja nüüd ka täna 2 korda on tulnud, nii et mina näen selliseid sünkroonsusi elus. See on, kuidas mina numeroloogia huvi minust tärkas nii-öelda. Aga muidugi ma kasutan seda ka inimeste tundmaõppimisel nagu sinagi, jah? Väga põnev. Räägi. Ja, ma just ütlesin ja hakkasingi ütlema, et ma vaatasin iga kuu viimasel pühapäeval, ehk siis homme on vestlusõhtu, Fienta kaudu leiab informatsiooni või kinnisest Facebooki grupist, numbrite keel, siis meil ongi kusjuures korduvatest numbritest nüüd homme. On selline vestlusjutt, et ma avan veel lisaks muidugi nende kaartidele, siis nendest numbritest. Siis samas, mida ma teen nüüd esmaspäeval on siis selline nagu koolituse versioonis on elude numbrist, räägin, kuidas see üldse mõjutab meie elu ja meie suhteid, et see ei ole lihtsalt selline, et vau, mul on meister number 11, aga vaatame mitte umbes, aga vaatame päris täpselt, et mida see tähendab, milline sa suhtes oled, et mis on need plussid ja miinused, et millele tähelepanu pöörata. Ja enne seda siis on olnud mul ka edukuse koodi kohta, siis ma olen vaadanud eelmisi elusid ja miks ma edukuse koodist tahtsin nüüd praegu just ära märkida, on see, et need inimesed, kes tegelevad teiste inimestega, kas nad on mentorid, coach'id, õpetajad, ma ei tea, mida iganes, siis minu meelest võiks olla just see edukuse koodi kursus, see tuleb ka eraldi tulevikus mingi aeg kodulehele välja ja Fienta kaudu ostetavaks, aga need, kes YouTube'i kanalil on klubi liikmed, siis nemad saavad seda vaadata. Ja lihtsalt õppida ära see süsteem, kuidas seda vaadata, sellepärast, et teil on nii lihtne läheneda inimestele. Ehk siis see, et vaata, sa juba säästad ära mingisugune, ma kujutan ette mingi 40% oma ajas, sellepärast, et sa näed, et okei, minu kood on näiteks 73787, täpselt sa tead nagu nende numbrite plussid, miinused enam-vähem ära. Noh, ja inimene võibki vibreerida seal vahepeal. Täiuslikke inimesi kui selliseid mina taga ei aja, neid arvatavasti ei ole. Nii et, ja mis on siis täiuslikkus üleüldse, eks ju? Sõltub, millisel sagedusel sa ise oled. Et aga see on väga hea töövahend. Ja igalühel on omad hingeõppetunnid ja tegelikult need numbrid natukene ka annavad vihjeid, mis hingeõppetunnid inimestel käsil parasjagu selles elus aga on. Aga küsige küsimusi Merikeselt ja
ja hiljem lõpupoole me loosime välja ka Merikese kaardipaki ja minu raamatu, esimese raamatu. Nii et kellel on küsimusi Merikesele, siis kirjutage siia kommentaariumisse. Ma ei tea, kas sa näed ka kommentaare? Näed ka, jah? Okei. Et, aga Merike, mis on sinu lemmiknumber läbi aja? 7. 7. No see on läbi ka käinud. Alati. Ja see on alati olnud, saad aru, isegi vaat siis, kui sa küsid, et kas mingi lemmiknumber viis mind numeroloogiani, siis tegelikult mitte. Ma ka kunagi kuskil, ma isegi mõtlen, kas sa mäletad seda aega, kui vana sa oled praegu? Mina olen 41. 41, ma olen 48. Okei. Ühesõnaga minu aeg, siis kui ma käisin põhikoolis, siis oli hästi huvitav selline vihik, mida siis tüdrukute vahel jagati, saad aru, käest kätte. Ja seal minu meelest oli see, kuidas õnnenumber välja arvutada. Ma muidugi ei mäleta, kuidas seda siis tehti, aga siis ma teadsin kogu aeg juba lapsena, et mul on see 7. Ja nüüd ma saan ju väga hästi aru, ma olen 16 päev sündinud, 1 + 6 on 7. Aga see on selles suhtes, siis ma ei mäletanud, mida see tähendas. Nüüd numeroloogina ma tean väga hästi. See tähendab seda, et väga tugev intuitsioon. Ma pean kuulama oma sisetunnet ja kui te näete näiteks või kui mina näeksin 7, siis see tähendab seda, et ma mõtlen selle peale, et mida ma olen pikalt nagu venitama hakanud, mida ma peaksin tegema, vaata, et või sa tead, et kurja ma pean selle asja nagu ära tegema. Ettevõtjana tavaliselt, mis mul on see, et ma pean raamatupidajale ühe paberi ära saatma. Või siis mingisugune asi on, mulle meeldib hullult nagu chillida ja loov olla, aga sellised, mis raamatupidamisega, ettevõtlusega seotud on, need kuivad asjad. No teate, andke andeks, ma võin täiega venitada neid asju. Või siis aga kui ma näen 7, siis see tähendab seda, et ma pean kiiresti ära vastama, sellepärast, et ma saan siis sellest koormast lahti. Ja. See aitab sind ree peal hoida, sest vaata, ta on ka see kaarik, seal suure arkaani kaarik on ju. Aitab sind edasi liikumises hoida. Ja. Seal on mingi sümboolne tähendus ka. Ma võtan tarokaardid siis kohe siia kõrvale. Ma nüüd ka ajasingi segamini. Ja siis tegelikult esitage mulle küsimusi ja te võite isiklikke küsimusi selles oma numbrite suhtes küsida. Te ei pea küsima siis võib-olla, ma ei tea, küsige, mis te tahate, aga seoses numeroloogiaga. Uuest kaardipakist Merikesel siis ilmusid uued kaardid, ingli numbrite kaardid ja täna lähevad need loosimisse, kingiloosi kõigi küsimuste küsijate vahel siin all kommentaariumis. Ja imeline. Ja loosi läheb ka minu raamat, esimene raamat, Apolloonia lugu depressioonist ärkamiseni, et soovib seda ka. Minu raamatut, kui keegi soovib, siis pange mingi, mis on teie lemmiknumber või numbri kombinatsioon ja siis ma tean, et need inimesed võib-olla soovivad raamatut või mõlemad, pange, küsige küsimusi ja numbri kombinatsiooni ja võite mõlemad ka võita. Aga kes tahab inglinumbri kaarte, pange kas lemmiknumber, numbri kombinatsioon või siis küsimus Merikesele, mõlemad on okeid. Hullult lahe oleks lobiseda teiega. Siin keegi soovib, Maigi Meremaa soovib, palun mulle inglikaardi sõnum. Jaa, issand, tead, ma küsiks, Maigi on tuttav tüdruk mulle, Maigikene. Ole nii hea ja vasta selles suhtes või tähendab, et kus kanalilt sina praegu vaatad meie laivi? Kas sa vaatad numbrite keele kanalilt või sa vaatad Maris, mis su kanali nimi on? Maris Rompletser. Jaa, et kus sina... Jaa, et vaata sellepärast, et mina praegu näen, et Maigi nime taga on see märge, et sa oled, kus te vaatate, kas te sattusite nüüd Marise YouTube'i kanalilt vaatama või numbrite keele kanali pealt? Ta ütles Marise. Ta ütles Marise. Huvitav, kas mõlemas näitab, see on väga hea küsimus Merikesel, sest mind huvitab ka, kas mõlemas näitab korraga, sest ma õpin ka seda maailma, et kas see näitab nii minu kui ka sinu lehel automaatselt või kuidas sellega on. Jaa, Torel, me saime ka sinu küsimuse varsti jõuame sinuni. Vaatame Maigile. Maigile tuli number 444, mis on natuke peega, aga ma loen selle maha. Valmistu heaks, mida oled lootnud. Sa oled sündinud kõrgemaks kutsumuseks.
suuna oma energia oma eesmärkide poole ning universum seab end paika, et tuua sinu teele õiged inimesed, olukorrad ja võimalused, mis aitavad sul selle teoks teha. Issand, kui huvitav. Maigit ma tunnen ka selles mõttes, et me vestleme temaga Messengeris ja 444, ma lisaks veel siia ühe oma sellise asja, 4 viitavad alati struktuurile, süsteemile ja üleskirjutamisele endale kalendrisse. Kui sul on mingid asjad, et sa tead, et sa pead üles kirjutama, siis tee seda. Kui sul on mingi daatum, millal sa peaks midagi valmis saama, siis kirjuta üles. Vatak. Väga tugev kaitse kombinatsioon on see tõesti. Torell küsib ka ingli numbrite kaarti ja tema tahab teada, kas elude numbrit number 10 ei eksisteeri. Eksisteerib küll. Väga hea küsimus. Siis numeroloogiliselt ma vaatan õigemini see koolkond, kus mina siis tulen numbrid kuni 22-ni. Ja 10 on täiesti olemas, kui 10 taandada ühekohaliseks numbriks, on see 1. Ja 10-ga, kui sul siis on siis see elude number 10, viitab sellele, et sa peaksid olema nii vaimses kui materiaalses mõistes tasakaalus. Pane siis tähele, kas sa oled selline tüüp, kes jahib taga raha või sa usaldad seda eluprotsessi, selles suhtes vaata, meil ikka elu lendab niimoodi nagu vahest üles, vahest alla ja pane tähele seda, kui sa oled sellel madalseisus, kas sul on hirm, kas sa mõtled, et appi veel hullemaks minna ei saa, et miks niimoodi minuga, siis seal on vaja, siis 10 elude number alati viitab sellele, et usalda protsessi. Loojal on sinuga mingid kõrgemad plaanid, nii et see, et sa praegu madalal oled, see ei kesta kaua ja siis, kui sa peale seda tõused ülesse, siis hakka endale manifesteerima sellist elu, et ma püsingi siin, et minu sellised üles-alla kõikumised hakkavad, et on pisikesed. Need ei ole enam sellised, nagu sul siin mälestuses on, et need on kogu aeg kas täiega alla vaata vesi peale või siis lihtsalt ülesse. Me saame alati oma elu ise regullida, eriti number 10 elude numbriga. Teie peaksite tähele panema sellele, et teie raha liigub läbi vaimsuse, ehk siis teiste inimeste aitamise. Vaat. Ja see 0 seal annab sellise rahalise mõõtme, seda tean mina ka. Ehk ta annab nagu 2 mõõdet, liider ja raha, just, et ehk siis 1 ja 0, need kombineerivad liider ja raha, ma olen ka seda. Siisuke vastab numbrite keele YouTube'i lehelt, mina ei näinud seda laivi, seega Marise omalt. Huvitav, kas sa läksid sisse numbrite keele lehelt või kuidas sa võib-olla siis, kui sa lähed YouTube'i sealt? Vaata, Signe kirjutab, et sisenesin Merikese numbrite keelest, aga ette lõi Marise oma. Kurja. See võib olla sellest, et oot, ma tean. See on sellepärast, et kui on järelvaadatav, siis nad loksuvad paika mõlemale lehele. Mõistad? No võt, jah. Vaata, me nagu 2 eri naist praegu mõtleme. Ja, me praegu oleme esimest korda laivis. Ei, ma olen kuskilt mujalt näinud nii, et kui on live, siis on ühel lehel, aga kui see nagu järelvaadatav on, siis ta peaks loksutama mõlemale. Sest ma ei näe ka siin, et nagu kuskilt oleks mainitud nagu numbrite keel, sest ma andsin sulle lingi, eks ju. Aga okei, vaatame, kuidas see siis läheb täpsemalt. Sa saad pärast seda, kui see ei jää sinu lehele, sa saad pärast ka jagada oma lehel seda linki. Numbrite... Nii... Marise otse. Ja siis see vähemalt ta näitab seal, et käib sellepärast, et lõpus nad lähevad, loksuvad mõlemale lehele. Ma ühes teises rahvusvahelises märkasin, nende mõlema tegija lehele läksid, kuigi üks tegi, vaata. Aga eks seda saab järelvaadata. Aitäh teile, kes te vastasite. Ja aitäh, Torel soovis ingli sõnumit. Tead, kui lahe ingli sõnum sulle tuli? Ma näitan sulle ka. Ma ei tea, kas te näeb numbrid? Kas näeb natukene? Ja, see on siis 1122. Siis ma olen sellise kaardi teinud valmis. Assa. Suur muutus. Nii. Isiklik kasv, vaimne areng, eesmärkide manifesteerimine, ühtsus, ühendus, täitumine. Ehk siis kõigepealt keskendu positiivsetele muutustele, mis on sündinud sinu pingutuste tulemusena. Isiklikult ütlen siia veel juurde, et ole hea, meenuta, mis sul on praegu kõige aktiivsem.
mida see kaart sul ütelda tahab. Seejärel avarda oma silmaringi ja luba endal proovida midagi uut. Siin ma tahan jälle ütelda, see tähendab seda, kuna 1, 1, 2, 2. 1 viitab alati sellele, et tee see samm ja mine uksest välja. Ehk siis, kui keegi on sind kutsunud kuhugi, siis ühed ütlevad mine. Ja 2 2 viitavad taga seda, sa pead suhtlema inimestega. Mõtle selle peale, kui kaua sa oled lihtsalt oma mõtetes üksi, oled mõelnud, et tahaks helistada, tahaks minna kuhugi ja sa pole seda teinud, siis see ingli sõnum ütleb sulle seda, et suur muutus on ees. Lihtsalt astu üle läve ja mine suhtle. Näed, mine nuplu üritusele, nii nagu Maris ütles. Ja maailm sinu ümber muutub viisil, mis toetab sinu kavatsusi või kavatsust. Ehk siis issand, täna on meil elukaaslasega nagu nii võimas päev olnud, meil on nii palju nagu räägitud sellest, et vaata, kui kodus on kõik hästi, kui elukaaslasel on omavahel hästi ja me oleme kõik ise loojad oma südamest ja looja toetus on täielik olemas. Vahet ei ole, kas sa oled numeroloog või mida iganes, meil on selles suhtes, et me otsime tohutult endale praegu abilisi siia, kus me elame, sest me kahekesi kõike teha ei saa ja saad sa aru, lihtsalt üks asi viib teiseni ja me käisime ostlesime ja tegime asju, mis me kõik koju vaja ja siis me istume autos niimoodi. Ja mu elukaaslane ütleb, et kuidas see võimalik on. No seda kõik hakkas tulema. Inimesed tulid, mingid tuttavad tulid ja mingid asjad ja siis ma ütlen mehele, et niimoodi see elu ongi. Kui sa oled ise puhas, kodus on puhas õhkkond, siis hakkab universum sulle looma, nii et sina, kallis Torel, ma loodan, et see on su nimi, siis 11, 2, 2 viitab sellele ka. Need on 2 meistrinumbrit, kui sa veel panid tähele. 1, 1 on väga tugevalt vaimsusega seotud ja 2, 2 meistrinumbri viitab seda, et sina oled ehitaja, suur ehitaja, ehk siis sul on väga suur potentsiaal luua seda, mida sa oled ammu mõelnud oma peas. Ja. Ma olen hullult actionisse, kui on numbritega tegu. Ja see on väga hea number, sellepärast seal on ka mees ja naisenergiate tasakaal 1 ja 2, vaata, eks ju? Seal on ja loomise juures ääretult oluline. Ja siin on veel, keegi ütleb, et temal on auto, tema on viimasel ajal näinud autonumbrit 888, Maigi siis. Ja Signe Jaansoo soovib ka inglinumbrit. Sinu uutest kaartidest, inglinumbri kaardid, mis lähevad siis täna loosi, kõik, kes aktiivselt siin osalevad, nende vahel Merike ise siis valib ja kontakt on see, et see, kes võidab, võtab minuga ühendust marisrf@outlook.com ja ma saadan postiga kingituse. Loosi läheb ka minu raamat, kus on samuti maagilised numbrikombinatsioonid. Ja avastamiste inglitest on siin ka kaitseinglitest. Seega 2 auhinda läheb täna aktiivsete vahel loosi. Ja, ma saan aru, et siis üks ja sama nägu ei saa kaardipaki ja raamatu, vaid need on 2 erinevat inimest. Üks saab siis hopsti. Ja. Valime 2 auhinda 2 inimesele. Teeme niimoodi, nii ma mõtlen Signe peale praegu. Signe on tuttav tüdruk, aitäh, et sa oled siin. Ja teie, kes te siin olete nüüd, teid on päris vahvasti, et ma kutsun teid ühinema siis ka homse vestlusõhtuga. Info on siis suletud Facebooki grupis ja sissepääs või piletid on niikuinii siis Vienta kaudu, et sissepääsu hind on kogu aeg selline maagiline 18. Ja me räägime kusjuures korduvatest numbritest. Nii et nüüd ma võtan Signele mõeldes, võtan ühe kaardi. Oi, ai. Signe, ma tunnen sind ka ju veel. Signe on käinud mu vestlusõhtutel paar korda. Sinul tuli selline number nagu 15, 15. See on kuradi energia topelt. See on muidugi mitte kurat pahas mõttes, see on ka armastuse number. Signe kindlasti muigab. Mäletad, Signe, mis me viimati rääkisime vestlusõhtul? Mina mäletan. Aga siis inglikaartidest nüüd sõnum. Vaata, kuidas ma hakkan kohe inimestega siin flirtima, kellega ma olen kokku saanud. Mul on nii soe tunne alati, kui ma näen tuttavaid nimesid. Aitäh, et olete siin. Ja aitäh kõigile, kes saavad. 15 viitab siis suur läbimurre. Sinu poole on teil võimalus, abi, lisaraha või muu toetus. Sõltub siis, mis sul on praegu aktiivne. Signe, mõtle selle peale. Ja jätka oma teed ja leia rõõmu selles, mida teed. Suurim edu sünnib kirest. Kõik sinu pingutused tasuvad end kuhjaga ära.
tere. Mhm. Issand, kui head kaardid, nii vaatame, kes veel tahab siit. Siin on Aime, Aime soovib ka. Siis mõelge ka mingisuguseid küsimusi, näiteks mida te tahaksite isiklikult minu käest küsida. Ja, et kui teil on küsimusi ka, siis võib ka küsida Merikeselt ja kui kellelgi ei õnnestu saada seda kaarti täna kingituseks, siis seda saab ka tellida. marisrrep@outlook.com, info on siin järelvaadatavalt all. Nii et kui sa ei võida, siis ikkagi võid endale saada selle kaardipaki ja võtta igapäevaselt kohvi kõrvale. Aime oli. Issand, ma niudisin, ma hakkasin Aime kaarte vaatama enne. Hakkasin ise praegu lugema, et issand, kui huvitav number. Vabandust, ma näitan sulle ka siis. Ma ei tea, kui hästi te näete. 202. Ja, et siin on siis selline lugu, et sul on oma elu üle rohkem kontrolli, kui sa arvad. Ma tahaks kohe küsida, Aime, kas sul on kõik hästi seal kodus? Õpi ja rakenda seda, mis sind huvitab. Pööra asjad enda kasuks. Ajaga läheb paremaks. Sul on palju sõpru, keda leida. Lõõgastu, naudi ja ava end. Mine välja. 2002 siis viitab siin sellisele asjale nagu igatsus, ambitsioon, geniaalsus, stress, depressioon. Et Aime, ma loodan, et sul on kõik väga hästi. Ma ei tea, miks see kaart välja tuli, aga praegu mul on selline tunne, et kui sul on vaja kellegiga rääkida, siis kirjuta mulle või Marisele. Aga väga loodan, et ma tunnen valesti. 2002 tegelikult iseenesest viitab ka sellele, et kuna 2 korda on 2 ja nullid vahel, siis see kutsub sind suhtlema rohkem, vestlema inimestega ja eriti see, mida ma nüüd ütleksin numeroloogina siit lisaks, kuna abi on seal, siis see, et kui sul on tunne, et sa oled üksi mingil eluperioodil, siis tead, sul on alati abilised olemas ja samas 2 viitavad suhtlemisele siis oma naissoost tuttavatega, kas lähedastega või midagi, ütleme ema, õed, võib-olla kui mingid pingelised momendid on, siis lihtsalt rääkida. Ja Marge Pani soovib ka pinglinumbrit. Marge Pani on ka meil ühine tuttav. Kas Marge käis mul podcastis või? Marge, kirjuta mulle, kas sa käisid mulle meile. Mul on selline tunne, 5 elude numbri küsimus oli ka. Vaatame, kuidas me teeme, et... Lõpus võib-olla sa valid oma lemmiku. Mis sulle nagu ei käinud, ütles Marge. No võt, siis järelikult peab tulema. Ma arvan, et lemmikud ongi raske küsida, seepärast, et kui inglise sõnumeid praegu küsitakse, siis me võib-olla teeme niimoodi, et vaatame lihtsalt, küsime mingi numbri ja siis valime järjekorras lihtsalt näiteks 15. kommentaar on siis, mis see on. Aga ma kutsun teid küsima mingisuguseid teatud küsimusi, mis teid näiteks minu puhul huvi pakuvad, seepärast, et nii põnev oleks vaadata, kas ma tahan vastata või ei taha. Küsige midagi, mingit sellist asja. Aga sul on, Maris, jah? Vot, sina ei saa küsida, las rahvas küsib. Ja, las rahvas küsib, aga mul on ka veel vahepeal, ma supsan. Näiteks mind huvitab sinu see kooli arendamise, et sa plaanid ju avada ka kooli, eks ju. Siis enne ma veel küsin, kes oli Marge. Ja, oota, enne kui ma vastan, ma tahan alati mõelda natuke selle inimese peale, et ma saan selle kaardi. Nii. 222 tuli. Isse mingid 2 tulevad. Ma ei tea, kas teil on suhtlemistega mingisugused väljakutsed. Ja, et see ütleb siis seda, see on ühendused, sõprussuhted, romantilised suhted, perekondlikud sidemed, tasakaal. Kuidas liikuda edasi oma elu tõelise kutsumuse poole? Tee seda, mis teeb sind õnnelikuks. Ehk siis, kes oli meil Marge? Ja. Sinu entusiasm on see, mis sind edasi viib. Järgi oma huvi, kui miski sind kõnetab. Just neid teid järgides avastad oma elu eesmärgi. Teate, 2 mul vägisi praegu tuleb, millegi pärast Margele praegu tuleb see sõnum kohe niimoodi välja. Rääkige inimestega. Eriti kui 3-2 on, see on alati kurgutsakraga seotud.
seotud. Siin enne oli 2002, siis oli veel 11, 22 on ju. Siis millegipärast kahtesid praegu viskab, et äkki te hoiate liiga palju seda mõtteid oma teada. Äkki mul on selline tunne. Ehk siis sa saad kõik, mida sa soovid, kallis Marge, kui sa ainult hakkad välja rääkima oma asju. Kuidas, Maris, meil kaartidega asjad ju hakkasid minema, on ju. Mina rääkisin ühega, siis ma rääkisin Rutiga, Rutt viis sinuga mind kokku, siis me hakkasime rääkisime, nüüd on juba teine sats kaarte tulemas ja saad aru, läks täiega actionisse, nii et palun rääkige omavahel. Ja Veevala ajastu soodustab seda sellist koostöövormi, jagamist, jugude jagamist. Vaatame Allile ka ühe kaardi ja siis me võtame küsimuse ja siis mina ka küsin vahepeal. Et võib-olla, kes tahab osta neid kaarte, vaatamegi viimase kaardi Allile ja kes tahab neid osta, tellida endale, sai võib-olla väikse vihja, mis sõnumeid, kuidas see töötab, eks ju, siis võib ka endale tellida need marisrf@outlook.com Eestisse. Minu käest saab tellida kuni septembri lõpuni, edaspidi siis Merikese käest. Aitäh. Vot, siin õigake välja, kes tahab edasi müüjaks tulla kaartidele. Ma tegelikult sain nii huvitava. Tead, Maris, nii kui sa andsid mulle teada, vaata sellest vist eile. Ja täna avasin oma mailiboksi ja vaatan, kuidas see kõik võimalik on. Lihtsalt pakuti mulle koostööd, aga ta ei tea, kuidas ta meid aidata saab. Eestis elab. Ja mõtlesin, just rääkisin elukaaslased, et vaata, Maris ütles mulle sellise asjaga, ma võin ju küsida, äkki tema tahab hoopis hakata edasi toimetama selle Eestimaa pinna peal. Kõik see on nii uskumatu praegu, mis toimub. Veevala ja ajast on nii, nagu sa ütlesid, et kõik nagu lihtsalt niimoodi. Okei, Aili, sinule tulid väga huvitavad kaardid. Kusjuures enne Ailit on siis Tiina on küsinud, vaata, elude number 5 kohta. Et siis seda ma kommenteeriksin. See ei vahele. Nii, näitan siis ka. Ma ei tea, kui hästi on näha, 14. See on hoopis teine number, 14-ga mul tuleb kohe mõõdukus, tuleb millegi pärast ette. Aga siin on selline asi, meeleolu kõikumised, austus, perekond, kvaliteet. Keskendu oma vajadustele, soovidele ja hobidele. Kõik on kergemini saavutatav, kui suhtud ellu kergelt ja avatud meelega. Sind õnnistatakse uute võimalustega, uue sõbra või perekonna kasvuga. Head vibratsioonid kiirendavad protsessi. 14-kate, ma ei tea, võib-olla sa oled Aili ise ka 14 päeval sündinud, siis teate, vaadake vestlusjuhtud, kus ma olen siis vedanud neid ja ma alati soovin, et inimesed paneksid oma sünnipäeva siia ette ja siis nimi ka, eks ju. Ja ma olen pannud tähele 14. päeval sündinud inimesed üldjuhul on üsna skeptilised. Ja siis võt sellised asju, et mina ütleksin nii, et olge rohkem avatud siis elule. Et eks Aili võid kommenteerida, kas siit kaardist midagi selles suhtes läks täpselt praegu sinu sõnumitega või sinu päeva asjadega kokku. Kas ma võtan Maris selle elude number 5 või? Mida tähele panna, ütleb siis Tiina. Elude number 5, mida tähele panna? Ütleme siis niimoodi, kui ma ainult mõtlen elude number 5 peale, ilma et ma teaksin, mis on sinu muud asjad, siis ma ütleksin niimoodi, et sa oled väga hea õpetaja, väga hea mentor, coach, juhendaja, sest 5 elude number ütleb seda, sa oled hästi palju sellist nagu ise ahmid uut õpet, uut energiat, erinevaid lähenemisi, kõik muid asju, aga sa peaksid aru saama mingi hetk, et sa oled juba valmis. Et teie elude numbriga number 5 alati üsna tihti mõtlete selle peale, et ai kurja, mul on see koolitus puudu, siis ma hakkan tegema. Et te peaksid juba aru saama, et kuule, sul on juba õpitud küll. Hakka vaikselt kuskilt pihta, sest te oskate keerulisi asju lihtsas keeles seletada. Siis see ka, et pange tähele näiteks, et kas teil on kodus asjaajamistes või mingites värkides on mitu asja korraga käsil. Okei, kui sa oled naine, siis see on täiesti tavaline, et sa pesed nõusid, siis ma ei tea, triigid pesed pesu, on ju, siis kütad katelt ja kõik asjad, sa teed kõik korraga, on ju, aga ma ei mõtle seda, me oleme nagu 7-käelised naised tavaliselt. Aga pigem see, et kas sa pidid tegema näiteks eile ära saatma ühe asja, siis pidid talle kirjutama, helistama,
kellel on elude number 5, siis ta nagu sahmib liiga palju. Oh-oh. No nii. Et lihtsalt tõmba fookusesse ja vaata, mis sul on elus number 1. Võib-olla 2 asja maksimum ja siis tee seda, aga õpetamist soovitan teile, et hakake jagama oma tarkust. Tegelikult siin ütleb keegi Ursula, et tema sooviks pakki Soome hoopis mitte Eesti, siis tasub võtta Merikesega ühendust. Numbrite keel, YouTube'i leht siin, seal on kontakt. Muide, siin järelvaadatavalt on ka infos. Merikese kontakt, Ursula, et saab ka Soome muidugi, on ju. Merike saadab siis Soomest Soome, on ju. Ursula, sina kirjuta mulle otse. Ursula on minu taskusõbranna, nagu ta mulle kirjutab. Nii et issand jumal, kes on Soomes, peavad sõitma Tuusulasse. Vot niimoodi. Ja kui sa elad kuskil Lapis, siis sõidad ka Tuusulasse pakile järgi. Vot nii käivad asjad. Ursula. Ja nüüd on nii, et numbrite kaart me enam ei võta, kes soovib tellib kas Merikeselt minult Soome. Siin on küsimusi hoopis, et mis sa sellisest asjast arvad, et sünd 27, korter 27, maja number 9, sünniaasta 77, elutsüklid 7 aastased. Siin kordub väga palju 7-meid, nagu sinul, Merike. Jaa, mul on pisikene tahvel jäi. Oota, nii, ma tahaks teada, kus see on see. Kes see? Aili. Nüüd ma näen. Aili, jah. Tead, nii hea küsimus on. Praegu juba kohe saadaks ära juba kaardipalki. Väga hea küsimus. Nii, sündinud 27. Oota. Ursulal või? Korter 27. Ei, siis Aili praegu pani nii. Ursula on minu taskusõbranna, nii et aitäh Ursula, et sa siin oled. Ma olen nii õnnelik selle üle. Lahe vaadata teie nimesid. Jaa, väga tore. Jaa. Aitäh kõigile, kes osad. Ma nüüd kirjutan praegu. Aili, jah. Oktoober, ahah. Ta on oktoobris. Oota, ma natuke kirjutan. 7. Sul on oma süsteem. Okei. Mul eriti ei ole selles suhtes süsteemi hetkel. Ma tead seda, siit saaks hästi palju asju välja võtta, aga ma ütleks niimoodi. Ma kirjutan natukene lihtsalt niimoodi üles 27, 10, 1977. Siis on 7 ja 9 korduvad. Nii, vaatame niimoodi paneksime. No ma siis hakkasin siin, mul on natukene väga suur tahvel, aga ma hakkasin siia üles kirjutama, sest mul on vaja näha numbreid. Siis need numbrid hakkavad niimoodi kiirega rääkima, aga vaata 27 kokkuliites on ju 9 on ju. See, et sul on maja number 9, siis see võimendab sulle intuitsiooni. See võimendab ka seda, sõltub milline sa oled loomu poolest, aga ma näen, et sul on 3 korda 7, selle sünnipäeva lõpus 7 ja aastate lõpus 7. Sul on nagu mega hea intuitsioon. Kes sa olid? Aili. Aili. Ja sa oled suht kiire ka, arvatavasti oled sa oma elus vahetanud ka elukohti. Mul on selline tunne. Ja kui sa ei ole teinud, siis tasub seda teha. Ma korraks liidan kokku su sünniaasta. Ma kutsun homme teid kõiki liituma selle vestlusõhtuga, et Fiente kaudu minge hüppake läbi ja siis 18 eurot maksab sissepääs. Et õigus me seal homme hakkame rakistama numbreid. Ja Maili. Kas sa vastasid? Ei vastanud lõpuni. Tahan lisada. 27 kokkuliites on 9 ja see viitab sellele, et sa oled praegu arvatavasti hästi sellises nagu lahti minevas positsioonis, ehk siis sinu intuitsioon saab nagu topeltvõimsuse sealt. Ja mina ütleksin, et sinu vastused tulevad sellise energiaga, ehk siis korter on 27, sünnipäev 27, need tulevad pigem vaikusest. Ja siin muidugi väike punane tuli läks kohe põlema, kui ma su numbrid vaatan. Kui sa tunned, et sa oled liiga palju üksi, siis ära lase endal seda teha, vaid tule välja, suhtle inimestega, sellepärast, et kui on veel 7 mõjutus ja 9 mõjutus, siis võib-olla sul on nagu nii kaifunn endaga koos olla, et saad aru, polegi teist maailma kui ainult sina ise. Siis seal on veitsa nagu see koht, et suhtle inimestega.
vot ma ei tea, eks sa kommenteeri. Ja oktoobri laps, issand jumal küll, kui ma oleks Nõukogude ajastus, ma paneks sulle oktoobrimärgi praegu rinda. Aga see tähendab ka seda, mis ma ütlesin ühele naisterahvale siin enne, kelle nimi mul meeles ei ole, et sinul on, ai kurja küll. Noh, siis sul on see, et 25–35 elu ei ole sul olnud meelakkumine, arvatavasti sinna on mahtunud Ameerika mäed vahele, oled tunda saanud kõike petmist, haukumist, mahajätmist ja kõik, kes on oktoobri lapsed, siis kõigil on seesama case. Nii, siis mis ma tahan sulle ütelda, et sinu raha tuleb ka arvatavasti teiste inimeste aitamisest, et pane tähele siis sellist asja, kui ma liitsin kokku su sünniaastanumber koos. No vot, siis tule homme vestlusõhtule ja küsi mu käest, mis see tähendab. Nii, järgmine. Ja siin on küsimus ka see, et kuidas sa, Merike, ennast motiveerid või motiveerib keegi sind? See oli Maigi Meremaa. Maigi on siin väga aktiivne olnud, see oli see 444 minu meelest ka, jah. Kuidas sa, Merike, ennast motiveerid? Teate, mul on endaga nii chill olla. Mina motiveerin iseennast. Ma ei oskagi nagu ütelda paremat vastust, sellepärast et ma meeldin endale täiega. Eriti nüüd, kui ma olen numeroloogia maailmas ja kui ma sain aru, et tegelikult minu hingemissioon on siis olla vaimne õpetaja ja minu raha ei tule mitte klassikalisest raha teenimisest, vaid sellest, et mida rohkem ma aitan inimesi, siis seda rohkem on mul kõik võimalused valla. Ja teate, peale seda ma sain täiega nagu rahu enda sisse. Ma olen enne olnud ka selline, et mis sest, et on valus olnud, mis sest, et on seal kõike nagu mahtunud oma isiklikku ellu. Ma saan kuidagi sealt välja. Nii nagu Karmen Britsoniga, kellega tegime salvestuse, siis ta ütleski mulle väga hästi. Ütles, et kas sa tead, Merike, et sa ei ole inimeste seast tulnud, vaid ma olen tulnud kuskilt kosmosest midagi siin ära parandama siin inimeste keskel. Ja siis ma ütlesin Karmenile, et thank you very much. Mu inglise keel on väga väike, aga need sõnad ma ütlesin suust välja. Ma ütlesin, nüüd ma saan kõigest aru. Bueno. Aga tõsiselt soovitan Karmen Britsonil ka võtta seanssi, seepärast, et ta ikka virutas niimoodi mu sugupuu lahti ja ütles, et mis sa seal teed, et sa üldse ei sobi sinna. Ma ütlesin, et ma tean. tean. Ma arvan, et väga palju hetkel selline avastus. Ma vastan selles suhtes küll, et mul... vabandust. Vabandust, ma hakkasin Marisega hoogu sattuma, aga mul on endaga väga lõbus. Aga räägi. Tahtsin ainult ühte asja ütelda, teate, täiskasvanud naised ja mehed, kes satuvad nüüd siia peale kuulama. Üks asi, mida ma tahan ütelda, vaadake, kui teil on endast kahju, siis mul on küll need valged hambad kogu aeg siin kuivavad huulte vahel, sest ma naeran rohkem, kui ma nutan. Aga tahtsin seda ütelda, et kui teil on endast kahju aeg-ajalt, võtke aeg ja tönnige. See on see asi, mida me täiskasvanutena ei lase endal teha. Või siis see, et teate, mis on nagu ülimega lahe, mis mulle räigelt meeldib, on see, et kui sa näed nii ilusat asja. Ma nägin üks päev sellist väga omapärast liblikat, saad aru, ma lihtsalt õnnest nutsin niimoodi, et ma jäingi ulguma sinna. Ja siis ma elukaasa küsin, mis sul viga on. Ma ütlesin, ma olen nii õnnelik, sest ma kunagi sellist liblikat näinud. Et see on üks asi, mis ka mind teeb arvatavasti õnnelikuks, et ma luban endal nutta ka siis, kui ma olen rõõmus. Aga räägi, Merike, sa oled midagi maininud, et sa plaanid kooli avada või? Numbrite keele. Teate, see kool on nüüd selline väga huvitav lugu, et kõige hiljemalt on uksed lahti siis oktoobri lõpp. Ma väga tahaksin tegelikult septembri lõpus selle teha, aga ma veel ei luba. Ma annan teada, seepärast, et inimesed, kes soovisid juba siin järjekorda panna ja ma ütlesin, mingit järjekorda ma ei tee. Kui ma lasen selle info nüüd niimoodi, et see on valmis, siis niimoodi see tuleb. See tuleb selline 3-4 kuuline. Ma täpselt veel ei tea, aga kindlasti kuskil 3 kuud. Väga intensiivne õpe. Ma annan teile täpselt samamoodi agu alla, nii nagu mulle anti agu alla. Ja võt, hästi huvitav tuleb see. Ja siin üks asi, mis ma tahtsin ütelda, üks naine, keda ma väga hästi mäletan, kes tahab siis numeroloogia kooli tulla, siis küsis, et aga kas ma peale seda kooli võin hakata ise ka numeroloogia teenust pakkuma, siis ma igaks juhuks ütlen, kui keegi nüüd ka siin niimoodi mõtleb, ma teate, miks ma seda teen. Et meid numeroloogia tuleks rohkem
see ongi minu mõte, Mhm. et võimalikult rohkem infot saada ja teate see ka, et kui ma mingi 2 aastat tagasi seda õppisin, siis ma ütlen niimoodi, et ma õpin iga päev, iga päev. Et see on nagu mega Ei, huvitav. see on avastamist pidevalt täienev, rikastav. Ja ma olen tähele pannud, inimeste huvi numbrite vastu on veevala ja ajastuga koostöös kasvanud üüratult erinevate Mhm. inimeste poolt. Et see on nagu mingi, siin on mingi sümboolne tähendus või midagi siin on, midagi enamat siin on selle taga, et noh, ma tean, kui ma käisin Triinu Sirge juures ka, siis tema ka, noh, meil hakkasime nagu automaatselt numbritest järsku rääkima, eks ju, et noh, see ei ole ju, vaata, vanasti ei olnud see nii loomulik või nii, et kuidagi see on selle ajastuga seoses, on see huvi inimestest kasvanud, mulle tundub. Et Väga võimalik. ja ajastu nüanss siin on, et see ainult kasvab. Aga räägi, kas sulle jäi mingi küsimus või keegi jäi sulle siin meelde? Mulle Kommentaariumis. jäid paljud mul jäid paljud inimesed meelde. Oota, ma natukene Siin oli päris palju äh, aktiivseid, aitäh teile kõigile, kes te jah, siin ja sa näed ka kommentaariumites, jah? Et kelle küsimus jah. või kelle interaction sulle täna eriti resoneerus kuidagi? Ma võtan Aili. Aili Alli. Aili Alli või? Kas oli Aili Alli? Ja ma nägin praegu veel kirja Seitsmed ka, ja et üheksad. Aili Jaa, see oli see ja 14, seda, 15 et ja kui sa Aili nii Alli, ütled, et Ailile Aili ja Alli Aili saab Alli. kaardipakki täna. Kas Aili sai sõnumi kätte? Kui sa soovid seda kaardipakki võtta, minuga ühendust marisrf@outlook.com ja me saadame selle kingituse sulle pakiautomaati. Sa võid ka saata oma emaili siia alla, kui sa ei, noh, see hiljem kustub ära, see laivi vestlus, hiljem tulevad teised kommentaariumid. Seega, kui sa usaldad, sa võid panna ka emaili aadressi siia ja siis me saame rääkida, kuhu pakiautomaati, mis mobiilinumber. Aili Alli siis võitis, näita siis kaardipakki ka. Ja minu meelest Vabandust, ta ma ei jäin ole tellinud seda. unistama. Ta ei ole veel tellinud minu käest ka seda, nii et see peaks olema tal esimene pakk. Ja kes tahab tellida neid, siis küsige, kirjutage marisrf@outlook.com. Aili, palju õnne sulle. Palju õnne, Aili. Aili kirjutas siin ka veel niimoodi, et ta siin kirjutab pikalt, mulle kirja pole ikkagi ära saatnud, et siis on viimane aeg mulle ära kirjutada. Ja kaardid on libisevad nii hästi sõrmede vahel ja nii nagu Marisega siin mingi hetk ka rääkisime, Ja, siis Maris ütleski, et aga neid on nii vahva võtta näiteks päevasõnumina endal, võib-olla lisaks sellele, et sa võtad siin tarokaarte ja ma võtan arvatavasti nüüd neid rohkem aktiivsemalt ka sinna vestlusõhtutele. Nüüd homme ongi meil korduvad, mitte arvatavasti, vaid võtangi. kas Ja, see et saab siis võtan sealt need ka sinna. osta? Ah? Vestlusõhtutel, kas neid saab, kaardipakke saab ka osta koha pealt siis või ainult tõmmata? Hetkel on niimoodi, et ma teen Zoomi kaudu ainult vestlusõhtut ja nüüd plaanisimegi oma selliseid plaanisime oma peretoimetusi elukaaslasega aktiivselt, et arvatavasti sügise poole, ma ei tea täpselt, mis on sügise kuu, mis see võiks olla, aga siis ma tulen rohkem Eestimaa pinna peale ja siis vestlusõhtutele ja siis saab juba vestlusõhtutel ka neid ise soetada kohe sealtsamast. Et annan teada oma koduleheküljel, annan Youtube'is teada vestlusõhtud ja sellised, et ma tulen täitsa siis niimoodi sinna kohale ja võtame käest kinni ja räägime juttu ja chill ime ja sellist asja. Et Aga minu jaoks väga head uudised. ja sa ütlesid, ütle täpsemalt, mitte laadal sa ei tule oktoobris müüma neid kaarte, vaid mis üritus see on, kuhu inimesed teavad tulla. Et samuti saab osta neid siis otse sinult. Oktoobris oli üritus tulemas. Oktoobris ja Või sa räägid sellest oma teate, numbrite keelelehel? ma võin natukene rääkida, aga ma väga palju ei tea sellest rääkida. Mulle pakkus selline, oota, kas on selline naine nagu Ruth Pukman? On olemas selline naine või? Mina küll vist Noh, midagi ütled, on.
midagi olen midagi on, kuulnud. mul on nimede peale väga kehva Mul ka värk, ei oota ole ma hea vaatan. nimedega. Ma praegu vaatasin kalendrit, see peaks olema kas 10., 11. oktoober ja pidi olema minu meelest Saku või Saka kultuurikeskus, ma ei tea, kumb see nüüd on, ma Eestis pole ammu olnud, nii et ma ei tea. Ja näe, Signe ütleb, et on, ehk siis tema, Rutt Pukman kutsus mind osalema, siis pidi olema, teate, nüüd ma ütlen oma sõnadega. Jah, ta organiseerib siis selliseid inimesi, kes noh, mina siis numeroloogina olen sinna kutsutud, ma esinen siis lava peal, siis ka kaardid, me nüüd Marisega koostöös siis veel teeme erinevaid pakke juurde, tulete sellest kuulma. Ja siis on ka, issand, ka sellised töötoad, kus siis saab kohe, näiteks mina pakun teenust, et siis sünnikaarti saab mingit, et te tulete kuulma sellest, seepärast et see on arvatavasti väga telgitagune info, aga ma ütlesin kohe jaa sellele, nii et mul on juba meeskond on valmis, kes on kuskil midagi müümas, ise ma isiklikult tulen lavale esinema ja ise isiklikult siis ka sellised, mis nad on, teenust pakkuma. Ma täpselt ei tea, aga ma olen hullult elevil, mu pere on elevil, me kõik oleme elevil ja siit tuleb midagi vinget. Ja mina loosin ka auhinna välja, minu esimene raamat, Apolloonia lugu depressioonist ärkamiseni. Minu auhind, minu raamat läheb Torellile, kes kohe siin alguses võttis otsa lahti meil, 444 oli ta ja midagi ta veel seal rääkis, oli ka aktiivne siin kohe alguses, võttis otsa lahti. Nii et Torell, sina samamoodi võta minuga ühendust või pane oma email siia alla. Et ära karda, see ei jää, see kustub ära pärast laivi. Aga minu email on marisrf@outlook.com ja Aili Alli ja Torell Pintsaar, nemad said tänased auhinnad. Kas see on okei sulle? Sobib? Merike? Jaa, muidugi sobib. Ma olin nii õnnelik selles mõttes, et te teaksite, ma läksin ikka väga eufooriasse, kui Maris kirjutas mulle WhatsAppis, et mis sa arvad, kas loosiks välja? Ma ütlesin muidugi, täiega, et ma muidugi läksin hoogu, siis Maris ütles, et teeme esimese korraga rahulikult. Mõtlesin, et davai, teeme siis rahulikult. Merike tahtis alguses 3 pakki panna, aga siis ma ütlesin, et oota, sa lähed Rutt Maali podcasti ka, et pane sinna ka pakki ja küll me jõuame neid loosimänge veel teha. Nii et täna sai siis Aili Alli ja Torell said siis sellised auhinnad, aga eks sa käid ju veel, teed veel loosi auhinde kindlasti. Teen ja ma arvan, et tead siis kui jaa, just mõtlesin seda, et kuna tuleb veel lisatrükk, et kindlasti need vestlusõhtud ka, mis tulevad nüüd päris koha peal seal Eestimaa pinna peal, et siis küll siis seal ka mõtlen igasuguseid asju välja ja oma lehel ka. Kõike saab teha. Jah. Ja palju õnne, Torell ja Aili Alli. Aitäh teile kõigile ja muide, kes ei saanud, siis on võimalik kaarte ja raamatuid tellida. Info panen siia järelvaadatavasse infosse, kes soovib. Mina tänan kõiki, kes kaasa rääkisid. Väga põnevad küsimused, väga põnevad kaardid tulid kaardipakist. Muide, need kaardid on ka väga toredad individuaalselt kasutada. Näiteks kingid kellelegi või teed kutsud külalised, igaüks võtab pakist ühe kaardi ja saabki endale koju kaasa võtta näiteks. Või siis lihtsalt seal koha võtmiseks ja nii edasi. Et see on kaardiladumiseks. See on hästi mõnus suurus. Jaa, pocket size, selline kaasaskantav väga kergesti. Et see video oligi siis loodud, et natuke uurida, kuidas Merike jõudis numbriteni ja ka seetõttu, et läbi minu kirjastuse ilmusid tema esimesed kaarditinglinumbri kaardid ja seda me siis täna siis teiega jagasime. Ja aitäh kõigile, kes kaasa rääkisid. Minu lehel on veel tulemas selliseid laive, kus me loosime auhindu välja, nii minu raamatuid kui ka näiteks Rutt Maal tuleb, kes samamoodi oma kaksikingekaardid siis läbi minu kirjastuse avaldas. Ka need lähevad loosi, augustis tuleb, nii et pange kindlasti, tellige mu leht on ju ja Merikese leht ja tulevad veel selliseid mänge, selliseid toredaid auhinna jagamisi. Kusjuures me Rutiga
Rutt Maal kutsus ju mind samamoodi podcast'i, kus ta siis küsitleb mind ja meil on siis selline teema, ma täpselt nüüd ei tea, kuidas see kujuneb kõik, aga ma kutsun teid siis ka jälgima Rutt Maal kanalil Youtube'is, ta reklaamis selle juba välja, aga me puudutame Carl Jungi. Amy Kitsune Tarotopu Rutt Maalil, seal. On võimalus veel võita sinu kaarte. Ja võimalus võita mu kaarte ja siis teemaks on meil seal arvatavasti numeroloogia, siis me puudutame Carl Jungi varju poolt ja valguse poolt ja narsissismi teemat võib-olla. Ehk siis seal läheb nõksu selliseks veel põnevamaks, mitte veel, aga meil oli ka praegu põnev, aga saad aru, sealt võtame väikse nüansi, sügavamaks lähme. Et vähemalt niimoodi me oleme siin praegu Rutiga kokku rääkinud, sest tegelikult narsissism on olnud ka üks teema, mida ma paar aastat hästi sügavalt uurisin enne numeroloogiat ja siis oli üks asi, miks ma seda nüüd tegema päris ei hakanud, oli see, et ma mõtlesin, kui ma lähen hästi avalikult selle narsissismiga välja, mida tegelikult see toetab nüüd numeroloogiat, ma saan väga hästi numbritega selle ka läbi lõigata, läheb muidugi aega veitsa. Aga seda ma mõtlesin, et siis on hästi palju negatiivset energiat ja see mulle ei sobi. Seepärast ma võtsin numeroloogia puhtalt seepärast, et siin saab chillida numbritega. Mängulisem selline. Aga ja Rutt Maal ehk siis Amy Kitsune Tarotuba, seal on siis teil laivis või tähendab intervjuus, teil on seal 2 kaardipakki. Rutikaardid, kaksikhingekaardid ja sinu inglisõnumite kaardid, aga veel enne, kui me edasi lähme, ma tahan kindlasti küsida, räägi ka nendest 2 järgnevast kaardipakist, mis sul tulemas on. Ma olen väikseid vihjeid andnud, sina oled väikseid vihjeid andnud, aga võib-olla anna inimestele väike vihje, mis on veel peale nende inglinumbri sõnumite kaardide tulemas sinu ja minu koostööst. Mega huvitav on, praegu ongi juba täiesti niimoodi, et kujundamisel vist äkki nimetatakse seda niimoodi, jah. Siis numbrid, sünnipäevanumbrid 1-31 ja need tulevad ka samas suuruses, ma võtan vist, võib-olla nõksu suuremad, ma täpselt ei tea, aga enam-vähem sinna, selle me veel Marisega räägime läbi. Et nõksu struktuuriga, aga mõte on see, et kuna meil on sünnipäevasid 1-31 ja et siis sellised tugevused, no näiteks ma olen 16 päev sündinud, mis on minu sellised tugevused, konkreetselt siis ka, mis on minu miinused, mis on need soovitused, millele ma peaksin tähelepanu pöörama. Ja näiteks see, et kui sinu keegi mingi lähedal, ma täpselt enam ei mäleta, aga mingid soovitused, veel mingisugused asjad, et saad aru, et see on hästi konkreetne. Ja miks mul see mõte tuli, sellepärast, et kui mul oleks see kaardipakk, tead, enne numeroloogiat olnud, siis on nii lahe, vaata, lähed kohvikusse või saad kokku mingit koostööpartneriga, mõtled, 16 või? Davai, 31 kaarti, väga lihtne veel pussadada, vaata, pole ju 57 kaarti või 52. Võtad, lähed nina puuderdama metsa ja siis vaatad 16, selline sindrinahk. Okei, pole midagi, küll me hakkama saame. No okei, see oli selline sarkastiline nali, aga siis seal on väga hästi nagu ma toon välja just need heas mõttes plussid ja heas mõttes miinused, millele tähele panna, et sa ei pea nagu pikalt temaga seal kurameerima, et teada saada, kes ta on. Ja järgmine kaardipakk, ehk siis üks on täiskasvanud, siis järgmine kaardipakk, mida ma ka tunnen, on väga vajalik laste jaoks, ehk siis 1-31. Ja sest on olemas kodulehel ka teenused laste kohta ja ma olen nii õnnelik selle üle, et seda võetakse järjest rohkem. Ja see on hästi, mina ütleksin väga hea hinnaga taskukohane analüüs, see ei ole selline nagu suur täiskasvanutel ja ma aeg-ajalt veel panen boonuseks sinna juurde, et veel vaatan siis lapsevanema ja lapse omavaheli seose. Aga lähme kaartide juurde, okei, ma lähen hoogu alati asjadega. Kaardipakk on siis ka see, et kui sul on näiteks siis laps, kes on sündinud esimesel päeval, eks ju, siis see, et ka tema plussid ja miinused, siis ka soovitused lapsevanemale, kuidas tähelepanu pöörata, kuidas teda arendada või anda tal kasvada. Mitte nii nagu nõukaaegselt on ju, et kuidas sa pead vaid pigem, et number 1 lapsel on tavaliselt, tal on vaja õpetada rohkem seda, et ta peab arvestama teistega, et mitte see, et ta saab alati võita või tema peab võitma.
ja noh, sellised asjad ja ma arvan, see on nüüd mul endal praegu töö all, ehk siis see kirjalik materjal, siis see, et ka millised harrastused talle võiks sobida rohkem. Et ma arvan, see tuleb ka esiteks ka vanavanematele on see hea, lapsevanematel on hea ja mõtle, kui hea kingituseks on, et sellised kaardid teha. Sümboolsed just. Ei, väga tore, toovad karakteri sellised võib-olla varem numbritega mitte kokku puutunud inimestel aitavad veel täiendada oma teadmisi, näiteks, et kaksikud või noh, et mis seal veel on huvitavat, eks ju, nüansse. Ja sünnipäevaks on see ja et kuna need jäävad siis ainult siis sünnipäevade kohta, ehk siis vaata, et meil on ju kuu ja aasta ka, ehk siis see ongi selline üleüldine, nii et niikuinii see kõnetab seda inimest, kelle kohta sa selle, kõigepealt tasubki enda kaart välja võtta, näiteks oma täiskasvanud pakist on ju, oled seal 19 sündinud, võtad 19, vaatad, ahaa, ja võtad lapse pakist ka näiteks 19 välja ja vaatad, ahaa, jaa, kust ta teab? No miks mitte näiteks? Ei, siin saab kombineerida muidugi. Sa ütlesid, et sa plaanid ka 4. ehk siis ingli numbrite sõnumite mingi täiendust teha, mis on võimalik siis ju omavahel kombineerida ka, eks ju, et panna kokku isegi hiljem. Absoluutselt. Ja, aga kuna siis Marisega siin rääkisime, Maris Room-Fletcher, kes siin ka ilusti pildis on ja selle vestluse käigus ma otsustasin, et ma teen nüüd selles järjekorras, nagu ma praegu teen. Ehk siis nüüd meil on nemad kaardid. Sina saad endale nüüd sinna selles üttes juurde neid, et sa siis saad rahulikult kõigile need kätte toimetada Eestimaa inimestele. Ja siis tulevad need täiskasvanute kaardid, siis tulevad need laste kaardid ja ma tõepoolest natukene täiendan seda inglite kaarti, aga see tuleb arvatavasti järgmise aasta kevade poole, sellepärast et mul on praegu oluline saada need täiskasvanute ja laste kaardid kätte. Aga mille poolest nad siis eristuvad, tulevad mingid lisanumbri kombinatsioonid veel juurde. Noh, näiteks seal on see 369, näiteks kombinatsioon 789. Need on siin ka kindlasti olemas, aga nad on natuke teise aspekti alt, aga veitsa sellist Vot ma ei ütlegi, mis asja. Vot saate kätte, siis näete, mis seal on. Aga näe, Siisuke ütleb, see väike suurus on nii mõnus ja käepärane. Kas Siisuke on juba need tellinud võib-olla? Võib isegi olla, et on siin neid ka, kes on juba tellinud. Et minule ka see suurus meeldib just sellepärast, et vaata, see on selline kaardipakk, mida on mõnus või mida on isegi nagu vajalik kaasas kanda endaga. Ta ei ole lihtsalt ilu, ta on ikkagi praktiline. Ta tahab kasutust regulaarselt erinevates olukordades, näiteks reisil, autos on ju, just, et ma olen Siisukesega nõus. Aga eks vaatame, selline pocket edition, vaata, et see on niisugune mõnus kaasas okei, jaa, Siisukesele ma olen saatnud ja just, mulle ka üldiselt meeldib see suurus just sellepärast, et praktiline kaasas kanda. Ja siis, kui ma neid veel kätte ei saanud, siis kui mul ei olnud neid veel enda käes täiesti, siis ma mõtlesin, et ma olen just sellises hetkes oma elus, kus ma vahest vaatan, ei näe. Mul on selgelt nägemise prillid, nagu Maila ütleb, noh, lugemisprillid on ka, aga ma ikkagi praegu pikendan protsessi. Ja siis ma mõtlesin, et äkki on kurjam nii pisikese tekstiga, et ma ei saa siit selgeks vaata, mis siin on. Aga kui ma kätte saan, ma vaatan, päris hea, et isegi nagu ülihea. Et Marisega ka meil oli siin väga tõsised jutuajamised, et umbes seda, teist või kolmandat, aga Maris, sa oled suurepärane vahendaja selles osas ja organiseerija, et ükskõik kellel on nüüd mingisugune soov ka oma kaardid välja trükkida või lasta, kuidas seda ütelda, või raamat. Ja et mina sain Rutt Maali kaudu sinu kohta, sa käisid mul külas ära ja mul kuidagi, ma ei salvestanud seda, et sa sellega tegeled ja ma olen nagu ülivõrdes tänulik sulle Ruti kaudu, jah, et siis ütlesin. Edasi jagama informatsiooni, eks ju, et ka tema lehel näeb siis tema kaarte ja tegelikult ma kutsun ta ka siia laivi, ka tema kasutab oma kaarte ka päris aktiivselt ja sinu kaarte samamoodi oma Amy Kitsune tarotoas. Et ta on selline väga aktiivne kasutaja.
on. Väga tore ja mulle Mm. meeldis väga sinu see disain, see kuldse raamiga kaartidel, et see on nagu ilus. Ja noh, need on sellised elu sügavad, sellised elutargad sõnumid nendele numbritele lisaks. Et ma olen ka numbritega siin-seal kursis, aga seal oli veel mingeid täiendavaid selliseid huvitavaid nüansse. Ja samamoodi näiteks, kui siin on, tuleb mul lihtsalt 18, vaadake siis, kui sellel hetkel, kui ma neid kaarte tegin, siis ma kogu aeg arenen nende numbrites, numbrite maailmas ja nii edasi. Te ei kujuta ette, mis maagia siin kõik käib, et vahest mul tuleb mingi inimene, ma vaatan, see numbri kombinatsioon ja siis ma räägin selle inimesega ja siis ta hakkab mulle rääkima kõike, mis elu tal on ja siis ma vaatan, elude number see ja siis hingemissioon see, need töötavad veel niimoodi või ma ei teadnudki, saad aru, siis ma vaatan ja mõtlen, et kui huvitav. Vot see ongi numeroloogia see elu. Ma olen hullult actionisse, teate. Kui te näeksite mind Merike näiteks kala püüdmas või Merike numbreid vaatamas, arvake ära, kus ma nagu actionisse lähen. Okei, ma ütlen ise ära, siis kui ma numbreid vaatan. Suu vahutab ja ma kala pole ammu püüdnud. Ja suu läheb vaatu täis ja noh jah, okei, 18 on ju, mis siin on hetkel praegu tuli välja, on suurepärane jõud, aga tegelikult saavutused, edu, edasiliikumine. Kui lahe, vau! Sinu ees on olulised sündmused ja see 18, nagu ma olen öelnud, on Harry Potteri võlukepikene. Nii et kui sa nüüd tõepoolest midagi oled mõelnud, siis täis kõik edasi, su unistused kõik täituvad. No, Maris. Vaatasin, kas ma jätsin kedagi vahele. Sorry, ma natukene vaatasin. Jäin mõttesse, sest siisuke püüdis praegu mu tähelepanu sellega ühe teemaga. No. Aga ja meie koostöö on olnud tore, selline Soome-Eesti vaheline koostöö. Niisugused nagu kaartide mõõdud näiteks pildina oleme jaganud siin infot, on ju päris aktiivselt. Vaata, kui 2-8 teevad koostööd. See on nagu täpne, kiire, intensiivne, asjad saavad tehtud, vaata. Hea selline, kuidas öelda, suhtlus on selline kiire, on ju. Sa räägid siis 2-8 elude numbritega, on ju? Elude number 8, elutee. On sul elude number 8 või? 8, jaa. Siis 8 + 8 on 16. Vaadake, kui huvitav. Kokkuliites siis 7. Meil ongi tegelikult sinuga täiega action, 7 on kogu aeg liikumine, on ju. Mis me rääkisime enne 7-st? Minu lemmiknumber on 7 olnud kogu aeg, aga 16 tähendab seda. Kokkuliites edutee numbrid, siis me saamegi teha sinuga selliseid projekte, mis on suht lühiajalised, aga need on sellised täis actionid. Me teeme 0-100 mingi asja ära. Ehk siis see 18 on torn, on ju. Ja päris nagu kuidas öelda niisugune tasakaalus liikumine, intensiivne, otsene, kiire edasiliikumine on meil olnud, jah. Mina soovitan igastahes Maris kõigile, kellel on plaanis oma raamat välja lasta, ma ei tea paremini seda sõna ütelda, või kaardipakk või ükskõik mida. Maris on lihtsalt nii asendamatu abiline, et no Maris mõtleb kõik asjad nii nüanssideni välja, et tihtipeale, kui ma paningi sulle vastu, siis mõtlen, et issand, ma pole selle peale tulnudki. Ja Maris ütleb tin, siis ma ütlen, jaa, tõepoolest. See on tõde. On olnud tõesti meeldiv koostöö, nii et need kaardid ja tulevased kaardid on midagi väga põnevat, mida oma kaardikogusse soetada või siis, kuidas öelda, täiendada oma kaardikogu. Täpselt nii. Aga kus sul see kaartide tegemise idee tuli? Et võib-olla hakkame vaikselt otsi kokku tõmbama ja võib-olla räägigi, kuidas sul üldse nende kaartide tegemise idee tuli? See tuli niimoodi, et siis kui ma... Ei, see tuli äkki kas paar aastat tagasi, ma mäletan, mul õde saatis kella pealt märgi,
22, ei, see oli 2020, on ju, siis ma vaatan, päris lahe. Ja siis ta küsis mu käest, kas ma tean, mis see on ju. Siis ma nii terane pliiats ei olnud, ma olin üsna nagu numeroloogia alguses. Ja siis ta saadab mulle sõnumi, mis see tähendab. No ja siis ma lugesin selle läbi niimoodi, suur maja see, kus enne ma seal elasin ja liikusin ühest toast teise. Ja mingi aeg saadab mulle, kuidagi elu läks edasi, õhtu on ju 21, põmm, on ju, saadab jälle teksti, mis see tähendab ja saad aru, ma liikusin, tead, on need tuletõrjeandurid või sellised, vaata, kui tuleb see toss tuleb sisse, kui sa kütad. Ja ma täpselt liikusin ühest toast teise ja kui ma lugesin seda teksti 21, vaata niimoodi, korraga hakkas see saad aru käima ja siis ma mõtlen, kurjam kui hirmus, täiega saad aru, niimoodi nagu oli hirmus ja peale seda saad aru, hakkasid niimoodi inimesed, numeroloogia esimesed sellised küsimused, mis tihtipeale kordusid, inimesed küsisid kogu aeg, aga mis see number tähendab? Ma näen seda nii tihti. Ja vaata nüüd, kui kuidagi üks asi on viinud teisele ja mul on vahepeal läinudki võib-olla meelest ära midagi, siis ma vahepeal teen metsaelutuskäigu videot ja siis ma mõtlen, aga ma teeks kaardid. Nagu saad aru, siis on nii mõnus nagu lihtsalt, et on taskust võtta ja siis, kui see kõik ongi nüüd tulnud siis teoks. Ma tahan seda ka veel ütelda, et teate, kui te hakkate tegema midagi, mis tuleb tõepoolest lihtsalt mingi uitmõttena pähe, hakake tegema ja teate, kõik uksed on valla, sest see, kuidas mina jõudsin mõttest kaartideni, läks ikka nagu nii kiiresti. Siis tuleb nagu Rutt maal, on ju, siis tuleb Maris ja siis ongi lihtsalt põmm ja siis on juba see, et kui ma mõtlesin, aga ma olen Soomes ja kuidas edasi, kõik asjad läksid niimoodi lepase reega, nii et teate, kui te pikalt seal jokutate, siis hakake toimetama, et mis te jokutate. No ma ei tea, väga pikk vastus tuli praegu, aga vot sellepärast, et hästi paljud inimesed märkavad, et on korduvaid numbreid. Ja, just. Üks küsimus, kas see Aili oli sinu, tead teda või? Aili Allit ei tea. Kui Aili Alli mind tunneb. Aga ta ei ole, ja lihtsalt ma küsin seda, sest ta ei ole vastanud siia, kas ta on info kätte saanud, et ta võtaks minuga ühendust. Torell vastas, aga Aili Alli ei vastanud, et Aili Alli anna teada, kas said info kätte, et sa võitsid kaardid ja võta minuga ühendust marisrf@outlook.com. No siin infos on all olemas ka, samamoodi Torell. Et siis ma saan teile paki teele saata. Aga aitäh teile kõigile osalemast, aitäh Merike, Minoff on numbrite keele Merike, eks ju, minge ka tellige tema leht, kui te juba ei telli. Tellige minu leht, kui te soovite ka kaksikhingekaartide laivi siin näha, kelle autor on siis Rutt maal ja kellega meil oli samamoodi minu kirjastuse kaudu koostöö, siis temal ka toimis minu meelest päris kiiresti. See tekkis idee, minu meelest tema tütar tegi kujunduse või joonistas selle illustratsiooni ja seal on ka eriline lugu taga. Aga olge, tellige leht, siis te näete seda laivi ka õige pea. Ahah, Aili, kirjutasin üleval. Okei. Ma ei märgatki siin jutuga käigus. Ja olgu, et sa kõik võitjad, mõlemad võitjad, võtke minuga ühendust marisrf@outlook.com ja siis ma saan paki teele saata. Aga aitäh teile kõigile, aitäh Merike, väga tore oli, väga selline voolav, mänguline, spontaanne. Nüüd said inimesed ka teada, et sellised toredad kaardid on. Ja aitäh, ilusat laupäeva kõigile. Nägemist, Merike. Aitäh. Tšauki, Maris. Tšau.